on siis teha nüüd jälle üks tõeliselt 2D asi, ehk siis üks selline saeketas, ütleme siis näiteks 250, keskauk 30. Et siin on vist 42 sammast, aga noh, vaatame. Nii, et siis mõned lihtsamad asjad saab siis kohe jämejoone kihi peale teha, nagu näiteks keskmine auk, mille keskkoht läheb siis 0 punkti ja raadius on 15, et siis tuleb augu suuruseks 30. Nii, ja teine siis, noh, ma ei tea, kuhu see 250 siin võetud on, aga et teeme siis teise ringi sellise, mis on siis raadiusega 125, et siis tuleb 251. 2 ringi. Ja nüüd üritame siis sellest 2 ringist saeketast teha. Noh, 250 on diameeter, siis raadius on 125, eks. Nii, ja nüüd oletame, et me tahame siis mingi 10 mm kõrguseid hambaid teha, siis paneme offsetiga 10 mm siit sissepoole. Ja selle sisemise, noh, tegelikult need mõlemad rõngad on siis nüüd abijooned, sest need tegelikult alles ei jää. Ja, et selle sisemise ringi jagame siis nüüd hammaste arvu järgi, vaatame, mis siin see hammaste arv oli 42 ja et selle jaoks on olemas selline tore tööriist nagu divide ja sellega saab siis jagada võrdseteks osadeks. Et 42 võrdset osa. Nüüd tekkisid siia siis 42 täppi peale. Et kui ma siin nüüd selekteerin, siis ja kõikide nende täppide vahe on võrdne. Nii, ja siia ühe selle täpi vahele ma üritan siis nüüd kujundada saehamba, et ma teen ta eriliselt primitiivse. Ei hakka siin väga nii, et nodet ei olnud sees, see tekitab kõhklusi äkki ei läinud õnneks, vaatame otsin uuesti nii node, paneme siis täis nurga alla ja teise otsa siis sinna, kus teine node on. No, võib siin natukene disainida seda, aga väga palju ei ole mõtet. No, kes millist tahab, no nüüd on küll juba disainitud ülearu palju. Ja polar array'ga ümber keskpunkti paneme, et ta teeks siis 42 tükki neid hambaid. Ja close array, abijooned peitu ja ongi saeketas valmis. Nii lihtne see oligi. Ei läinud siin mitut minutit.